Armsad sõbrad, kui vahetevahel küsitakse, milline on teie lemmik kirjakoht piiblis, siis täna on nüüd küll selline kord, kus ma võin täie kindlusega öelda, et see pühakirja lõik, mida ma teile kohe loen, kuulub minu lemmikute hulka. Me leiame selle apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele, päris selle kirja algusest, esimesest peatükist, esimese peatüki lõpust ja õigupoolest oleme sellel kiriku aastal seda kirja kohta juba kuulnud. Nimelt oli see epistli tekst ka süüta laste päeval, mis möödunud detsembri lõpul sattus olema pühapäev, nii et minu pühapäevane jutlus oli ehitatud üles just sellele kirjakohale. Tõsi, täna ma loen paar salmi rohkem, kui oli kirikukalendris antud süüta laste päevaks. Niisiis, apostel Paulus kirjutab siin Korintose kristlastele. Ma tuletan meelde, et Paulus oli selle Korintose kristliku koguduse ise rajanud. Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud. Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost, kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku. Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvaks pandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud, kes tahab kiidelda, kiidelgu issanda üle. Ma ei mäleta, kas ma ütlesin süüta laste päeva mõtiskluses, aga mulle endale tuletab see pühakirja koht alati, iga kord, kui ma seda kuulen või loen, meelde ühte hommikut, see võis olla aasta 1989 või 1990. Ma ei oska täpselt öelda aega, aga ma oskan täpselt öelda koha ja see koht oli Tallinna Toomkirik. Nimelt ma õppisin tookord usuteaduse instituudis ja meie hommikupalvused toimusid seal Toomkirikus. Enamasti nii, et keegi üliõpilastest või juba nendest, kes oli ordineeritud kas diakoniks või õpetajaks, oli palvuse ette valmistanud. Tema seisis altari ees, aga meie kõik ülejäänud kogunesime altari võre ümber. Seisime seal, põlvitasime, kui oli palve aeg. Ja ma mäletan, et ühel nendest hommikupalvustest oli õpetaja, või diakon, kes seda palvust läbi viis, või üks meie hulgast, üliõpilaste hulgast, ma ei mäleta seda täpselt, kes see oli, valinud aluseks just nimelt selle lõigu apostel Pauluse kirjast korintlastele. Vaadake endid, vennad, vaadake oma kutsumist või vaadake, millistena te olete kutsutud. Ja täpselt nii ma tegingi. Ma mäletan, et ma seisin seal altari võre ääres, parempoolses servas või parempoolses otsas, olin seal kõige viimane ja nii ma siis heitsin oma pilgu seda mõtisklust või kõnet kuulates ükshaaval kõigile nendele, kes seal koos minuga seisid. Alates kõige vasakpoolsemast kuni siis nendeni välja, kes olid päris minu kõrval. Ja ma vaatasin neid oma vendi ja need apostel Pauluse sõnad olid niivõrd tabavad, said korraga niivõrd elavaks,
et siiamaani kuidagi mul tulevad külmavärinad peale, kui ma seda hetke meenutan. Sest et seal oli tõepoolest nii-öelda igasuguseid. Jah, me olimegi nii-öelda igasugused. Vahel öeldakse ühele laste laulule ehk viidates karvaseid ja sulelisi. Meid oli seal igasuguseid, kõikvõimaliku taustaga. See oli aeg, kus oli juba toimunud rahvuslik poliitiline ärkamine, aga kuigi kirik oli sellega väga tihedalt seotud, ei olnud see otseselt jõudnud veel kirikusse või kirikuni selles mõttes, et oleks olnud väga palju neid, kes hakkasid mõtlema vaimuliku kutsumuse peale. Neid oli rohkem, kui oli olnud sügaval nõukogude ajal, aga siiski veel üsna vähe. Võib-olla oli meid seal 10, 12, 15, kindlasti mitte rohkem. Ja kõik need, vähemalt tollel korral, kõik need, kes seal olid natuke sellised kummalised või omapärased, kes oli olnud või oli endiselt, vähemalt nägi välja endiselt nagu punkar, kes nägi välja hoopis nagu vana hipi, sest et meie hulgas oli ka vanemaid üliõpilasi oma pikkade juuste ja pikkade habemetega. Oli väga kummalisi tegelasi ja ma ei ütle seda kuidagi üleolevalt, sest eks ma ise olin üks nende hulgast. Mis meid kõiki ühendas? Meid kõiki ühendas vähemalt tollel hetkel ühelt poolt igatsus, janu, otsimine millegi ja kellegi järele. Me otsisime tõde ja võib-olla tänapäeval see ei ole enam meie jaoks niivõrd terav küsimus, kuigi peaks olema, aga tollel ajal oli, sest et me olime ju üles kasvanud ja suure osa oma elust elanud ühiskonnas, kus pidevalt üksteisele ja tihtipeale ka iseendale valetati. See oli üks lakkamatu elu vales, vähemalt selles mõttes, et see, millest räägiti või oli räägitud avalikult ja see, millest räägiti või mõeldi omaette olles, need kaks asja olid enamasti teineteisega karjuvas vastuolus. Nagu oli vastuolus ka see, kuidas väliselt kiideldi endiselt selle üle, kuidas kõik läheb järjest paremaks. Jah, hea küll, nüüd me olime juba selles ajas, kus Nõukogude Liidu lagunemine oli käimas ja peagi jõudis lõpule, aga ikkagi suure osa oma elust me olime elanud sellises ühiskonnas, kus just nagu kõik läheb järjest paremaks. On veel mõned üksikud puudused, mis tuleb kõrvaldada, aga üldiselt läheb kõik paremaks. Ja samal ajal me teadsime, mis on tegelikkus. Koolis või ülikoolis õpetati meile kommunismi üllaid jutumärkides või ilma ideaale, aga tegelikkuses, kui palju oli neid, kes seda kõike tõsiselt võttis. Isegi nende inimeste hulgas, kes seda kõike jutlustasid. Ja me võiksime selle üle ju naerda ja öelda, et hea vähemalt, et nad ise aru said, kui rumal see jutt on, mida nad ajavad või ajama peavad. Aga teate, mis selline pidev elamine vales hävitab inimese hinge. Ja nii me otsisimegi midagi muud, midagi enamat. Me otsisime midagi ja kedagi. Seda kedagi me otsisime enne, kui me kirikusse jõudsime, nii et me ei teadnudki õieti, keda me otsime. Alles siis, kui me jõudsime kirikusse, alles siis, kui me ta leidsime, me saime aru, et me ei ole otsinud mitte ainult midagi, vaid me oleme otsinud ka kedagi. Ja sellised me seal olime. See oli üks asi, mis meid ühendas. Teine asi, mis meid ühendas, oli aga see, et me kõik saime aru sellest, mida evangeeliumis üks Kapernauma väepealik väljendab nii kaunisti. Issand, ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu katuse alla, et sa tuled mu juurde. Ma ei ole seda väärt. Ütle vaid üks ainus sõna, siis mu hing saab terveks. Seal ütleb see Kapernauma väepealik seda küll oma sulase kohta, siis mu sulane saab terveks, aga
kirik on teinud sellest niisuguse palve pöördumise Jumala poole, siis saab mu hing terveks. Mina ei ole seda väärt. Ja just see avanes mulle täies selguses, kui ma kuulasin neid apostel Pauluse sõnu ja kui ma siis vaatasin seal Tallinna Toomkiriku altari ees järjest nende oma vendade peale, kes seal altari võre ääres seisid. Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud. Aga see kogemus ei tohiks jääda ainult minevikku või võõraks kellegi teise kogemuseks. See ei tohiks jääda mitte ainult ühekordseks sinna kristlaseks saamise algusesse, et jah, niisugused või naasugused me olime, karvased ja sulelised, aga nüüd me oleme midagi muud. Jah, nüüd me oleme midagi muud, sest me oleme lunastatute hulgas, me oleme päästetud, me oleme puhtaks pestud, me oleme pühitsetud, nii nagu apostel Paulus ütleb sellele samale Korintuse kogudusele, aga see kõik ei ole meie teene. Ja sellepärast manitseb Paulus neid samu, kelle kohta ta ütleb, et jah, te olete lunastatud, jah, te olete uueks saanud, puhtaks pestud ja pühitsetud. Ta ütleb neile, aga tuletage meelde oma kutsumist. Miks? Sellepärast, et me ei tohi kunagi unustada, et see on Jumala arm, mille läbi me oleme päästetud. See on Jumala arm, mis on meid kutsunud. Sellepärast, et Jumal on hea ja täiuslik ja püha. Mitte sellepärast, et meie oleksime head ja täiuslikud ja pühad. Meie oleme need, kes me oleme ja me peame olema Jumalale lõpmata tänulikud selle eest, et ta ei ole meid hüljanud, et ta ei ole meid kõrvale heitnud, et ta ei ole meid lootusetuteks pidanud. See on väga oluline selleks, et me ei läheks uhkeks, et me ei hakkaks arvama, et ma olen ometi kristlane, mina olen Jumala laps. Ja panete tähele selle lause või nende mõlemate lausete alguses on mina. Isekus poeb meie hinge, meie südamesse, meie mõtetesse niivõrd kergesti ja nii kiiresti, et kui me sellele koheselt ja juba ennetavalt vastu ei astu, siis me võime õige pea olla kadunud. Sest et siis ei raja me ennast mitte enam Jumalale ega tema armule, vaid arvatavale iseendale. Siis me arvame, et me oleme midagi. Aga kui me oleme midagi ainult iseenesest, siis Jumala ees me justkui ei olekski mitte midagi. Jumal tahab vastupidist. Jumal tahab meid teha, seda meie isekat oma mina teha nii-öelda mitte millekski, selleks, et ehitada midagi, kedagi täiesti uut. Jumal ei taha meilt võtta ära mitte midagi peale selle, mis meid hävitab, mis lõpuks teeb meist tõelise ei millegi. Jumal ei taha meilt võtta ära midagi head, vaid ainult selle, mis meid rikub, mis meid koormab, mis meid määrib ja kinkida meile midagi enneolematult imelist. Kui Pühakiri ütleb, et mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud, mis ei ole ühegi inimese südamessegi tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad, siis selle hulka kuulub ka see, mida Jumal tahab meie endaga teha. Mida ta tahab meile kinkida seeläbi, et ta muudab, uuendab ja pühitseb meid. Aga et me seda uut, seda tõeliselt head ja täiuslikku, mida Jumal tahab meile kinkida, ei kaotaks, et me ennast sellele ei sulgeks. Selleks me peame ikka ja jälle tuletama meelde oma kutsumist. Seda, et Jumal ei ole meid kutsunud mitte meie tubliduse, mitte meie ilu, mitte meie tarkuse, mitte meie tugevuse, mitte meie positsiooni ega võimu pärast, vaid selle pärast, et Jumal on armastus.
sellepärast, et ta tahab meid päästa. Meid, kes me oleme hukkumas, uppumas sellesse samasse oma arvatavasse midagi olemisse, oma arvatavasse tarkusesse, oma arvatavasse tugevusse ja positsiooni ja õilsusesse ja kõigesse muusse selle taolisesse, mis tegelikult ei ole muud kui tolm või kui selline välja puhutud hingeõhk, mida on hetkeks näha, aga mis siis koheselt kaob. See on võrdlus, mida kasutatakse koguja raamatus. Selleks, et me võiksime saada tõeliselt millekski. Ja siit tuleb kõrvale jätta, ka siit tuleb kõrvale jätta igasugune isekus või omakasupüüdlikkus. Selleks, et me võiksime saada millekski, me peame laskma Jumalal ennast millekski teha. Me peame olema valmis loobuma, ütlema lahti oma minast, sest see juhib meid hukatusse ning laskma Jumalal juhtida ennast tõelisse ellu ja ka tõelisse inimeseks olemisse. Aga see kõik ei ole mitte ainult hoiatus või isegi selline teatav varjatud ähvardus, et kui sa seda või teist ei tee, siis juhtub sinuga nii, vaid see on ikkagi rõõmusõnum. See on evangeelium, sest et Jumal, kes tunneb meid paremini kui me ise, kes teab, millised me oleme, nagu ma juba ütlesin, ei ole meid kõrvale heitnud, ei ole meid hüljanud, ei ole meid lootusetuteks tunnistanud, vaid on meid päästnud. See on imeline lootuse sõnum. Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud, millised te olete olnud või millised te olete isegi praegu. See on imeline julgustus ja kinnitus, sest kui me oleme ausad Jumala ees, siis me peame ütlema, et no kui ta on mind juba sellisena kutsunud, nagu ma olen, kui ta mind tõesti sellisena armastab, nagu ma olen, siis ta ju ei keela mulle oma abi, oma armu, oma päästvat, uuendavat, lunastavat, pühitsevat väge. Nii nagu jällegi seesama apostel Paulus ütleb, kui Jumal on oma poja meie eest andnud, oma ainusündinud poja, kuidas ta siis saaks meile veel midagi muud keelata? Midagi, mida me tõeliselt vajame, midagi, mis meid tõeliselt uuendab ja meie hinge tõeliselt üles ehitab ja pühitseb. Kui me üritame ennast rajada iseendale, kui me üritame ise kuidagi seda oma eluhoonet kokku klopsida, siis parimal juhul on tulemuseks taas apostel Pauluselt laenatud võrdlust kasutades mingi heintest ja õilgedest hütike, mis kas lendab laiali tuules või põleb ära tules, aga kindlasti ei saa jääda püsima. Kui aga Jumal meid rajab, kui Jumal meid ehitab ja kinnitab ja kindlustab, siis me oleme tõesti kindel hoone ja mitte ainult kindel, vaid ka imeliselt kaunis ja ehitud Jumala tempel. Jumal tahab, et me oleksime tema tempel. Jumal tahab oma püha vaimu läbi elada meie sees. Jumal on meid kutsunud sellistena, nagu me oleme, aga muidugi ta ei taha meid jätta sellisteks, nagu me oleme. Selleks ta armastab meid liiga palju. Jumal tahab meid uuendada ja pühitseda. Aga me ei tohi hetkekski unustada, ma tulen tagasi selle juurde, et meid on kutsutud Jumala armu läbi. Jumala arm on see, mis on meid päästnud, mis meid uuendab, mis meid üles ehitab. Nii nagu apostel Paulus ütleb siin, et aga teie olete tema tõttu Kristuses, Jeesuses. See on temast, see on Jumalast, mitte meist endist. See on tema arm, see on tema tegu. Ja tema on saanud meile, Paulus jätkab, tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Ka see on ühelt poolt meeldetuletus, hoiatus, manitsus. Mitte meie tarkus, vaid tema tarkus. Mitte meie oma õigus või pühitsus või lunastus. Meie õigus on nagu räpane, roojane riie Jumala ees, öeldakse Vanas Testamendis. Ja nii see ongi. Sest see meie õigus
Parimal puhul, isegi kui ta on olemas, kipub ta olema väga üürikene, väga lühikene ja ka selline üsna kahemõtteline, sellepärast et see oma enese õigus, ka siin on ikkagi see oma enese justkui esikohal. See tõde ja õigus, mida me taga ajame, nii nagu eestlastele juba kirjandusklassikagi näitel omane, see muutub õige pea tegelikult isekaks ülekohtuks. Paraku see nii on, aga temalt tuleb meie õigus, sest tema on andnud ennast meie eest ja ta annab meile kogu õiguse. Tema on see, kes on valanud meie sisse oma püha vaimu ja meid tõesti pühitseb ja üles ehitab. Ta on meid lunastanud. Ta on ostnud meid vabaks meie oma liha, patu, kurja, kuradi, põrgu orjusest. Me oleme vabad, me oleme tema omad. Me oleme Jumala lapsed. Mõtleme selle võrdpildi peale. Kas me suudame minna tagasi oma lapsepõlve, et seda meenutada, või siis mõtleme oma enda laste või kellel on lapselaste peale, kuidas nad elavad sellises teatavas nagu muretus vabaduses. Sest nad teavad, et neil on nende vanemad või vanavanemad, kes nende eest hoolitsevad. Ja meil on isa ja meil on meie õnnistegija Jeesus Kristus, kes on saanud meie vennaks, kes meie eest hoolitseb. Mäletate, kui te olite lapsed, siis vahel juhtus nii, et keegi tegi teile liiga ja siis kui teil oli vanem vend, siis te olite nende õnnelike hulgas, kes võis öelda, et ma kutsun oma vanema venna ja siis ta sulle alles näitab. Vaadake, meil on see vanem vend, meil on meie õnnistegija Jeesus Kristus, kes on tõeline Jumal, kes on meie pärast saanud inimeseks ja kelles meie oleme saanud Jumala lasteks. Tema on meile tarkuseks ja õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. See on Jumala arm. See on Jumala armu kingitus. Ja mõtleme ka selle peale, et see on ju midagi palju enamat, kui me iial ise võiksime olla. Kui meie tarkus ei ole mitte meie inimlik tarkus, isegi parim inimlik tarkus, vaid meie tarkus on Jumala tarkus. Sest Jeesus on Jumala poeg, ta on tõeline Jumal. Kui meie õigus ei ole mitte inimlik, see üürike kahvatu õigus, mis tihtipeale võib nii kergesti üle minna ülekohtuks, vaid see on tõeline õigus, sest see on Jumala õigus. Siis on meil ju midagi enamat. Kui meie pühitsus ei ole mitte meie enda püüd olla kuidagi natuke parem, vaid meie pühitsus on see, et Jumal tõepoolest võtab ja teeb meid pühaks. Ja kui me tõesti oleme lunastatud, kui me ei pea katsuma ennast ise juuksetutti pidi laukast välja tõmmata, vaid me teame, et me oleme päästetud. Et meie tulevik, meie igavik on kindel, sest Jumal on meid nõnda armastanud. Kui imeline on see teadmine. Meil ei ole vaja muretseda, meil ei ole vaja karta. Ja seesama pilguheit sellele, millistena me oleme kutsutud, julgustab meid siin, kinnitab meid siin ja uuendab meie lootust Jumala peale. Sest me teame, me näeme seeläbi, et ta tõepoolest armastab meid, et ta tõepoolest võtabki kõike seda tõsiselt, sest sellistena on ta meid ju kutsunud. Ja ta tahab, et me võiksime elada tema lunastatutena ja veelgi enam tema lastena igavesti koos temaga. Kas meil ei ole siis põhjust kiidelda issandas, nii nagu apostel siin ütleb, et kes tahab kiidelda, kiidelgu issanda üle või otse tõlge oleks kiidelgu issandas. Tema on meie pääste ja tema on meie kiituse laul, nagu öeldakse juba Vanas Testamendis. Kui meil on tema, siis on meil kõik. Kui me oleme temas, siis ei ole meil mitte midagi puudu, meil ei ole mitte midagi karta. Ja kui me tõesti jääme temasse, siis ei saa mitte keegi meilt seda, mis meil on, ära võtta. Ma ei tea, kas ma just päris nii või päris kõike seda mõtlesin tookord, kui ma seal Tallinna Toomkiriku altari võre ääres seisin, aga midagi sellist ma tundsin. Lastes oma pilgu
nendelt oma vendadelt üle käia ja kuulates neid Apostel Pauluse imelisi sõnu, vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud. Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost, kuid Jumal on just teid valinud. Jumal on ka mind välja valinud. Üks lapsepõlve meenutus veel. Ma mäletan, ma ei olnud suurem asi rahvaste pallimängija. Mäletate, kooli ajal oli nii, et kui moodustati 2 meeskonda või 2 võistkonda, siis kõigepealt määrati või valiti kaptenid, need olid need kõige paremad, ja siis kaptenid hakkasid ükshaaval endale meeskonnakaaslasi või võistkonnakaaslasi välja valima. Tunnistan ausalt, et mina olin ikka nende viimaste hulgas või tihtipeale see, kes üle jäi ja kes siis nii-öelda halastusest ühte või teise võistkonda võeti. Jumal on meid ka võtnud vastu halastusest, aga mitte haletsusest, vaid armastuse pärast. Jumal on meid nõnda armastanud, et ta on meid oma pojas Jeesuses Kristuses oma laste hulka võtnud. Kiidelgem siis, kiidelgem temas, kes on meie pääste, kes on meie lunastus, meie tarkus, õigus ja pühitsus.